Ja uuesti tere õhtust, et meie tänane teema ja kokkutulemine on siis seotud olukorraga, mis maailmas nagu valitseb ja just kogukondade rollist sellega. Et võib-olla sissejuhatuseks mõni sõna sellest, et kuidas külaliikumine sellega seotud on kõige tegevusega. Et kes nagu natukene rohkem on jälginud, siis olete ehk märganud, et Eesti Külaliikumine Kodukant on aastaid vedanud siis ja olnud partner Siseministeeriumile ja vedanud siis vabatahtliku tegevuse arengut Eestis. Ja eks selle tegevuse ja kogemuse kaudu on siis külaliikumist Siseministeerium kaasanud ka erinevate teemarühmade tekkesse. Ja need erinevad teemarühmad on olnud seotud siis näiteks sellega, et kuidas üldse laiemalt kodanikuühiskonda kaasata selliseste kohalikku arengusse. Aga üheks oluliseks teemaks on alati olnud ka siis turvalisus ja eelkõige just see, mis puudutab siseturvalisust ja koostööd selle nimel, et meil oleks ka äärekülades ja kaugemates kantides hea ja turvaline elu. Ja juba sellel ajal, kui oma tööd hakkas tegema nii-öelda koroona, mis tuli, siis moodustati Siseministeeriumi juurde ka selline töörühm, et kuidas vabatahtlikke siis rohkem kaasata nendesse olukordadesse, mis kriisidega ette võivad tulla. Ja seal on siis Kodukant olnud just sellise kogukondade poolse eeskõnelejana, et ühest küljest on kohalikud omavalitsused hästi tublit tööd tegemas, aga teise poole pealt on just, et kuidas siis jõuab see kõige tähtsam informatsioon küladesse kohale, olnud siis nagu meie selline abikäsi. Ja nüüd, kui tänaseks on olukord veelgi rohkem muutunud, siis ega me keegi täpselt ei teadnud aasta tagasi, et võib ette tulla selline olukord, nagu on Ukrainas, siis on võib-olla ühest küljest väga hea, et sellised tegevused on alguse saanud Siseministeeriumi juures, kuid täna võib-olla tuleb veelgi rohkem mõelda, et kuidas me siis kogukondadena saame olla oma inimestele toeks, kuidas meil omavahel informatsioon liigub, kuidas me tegelikult tegutseme, et me ei hakkaks nagu nii-öelda stiihiliselt tegutsema, et see oleks selline süsteemne, arusaadav meie inimestele, et ei tekiks siis nagu võib-olla, nagu öeldakse, et ei tekiks nagu kasu asemel rohkem kahju, et võib ka selliseid asju juhtuda, kui me ei ole kokku leppinud, kuidas me sellistes olukordades toimetame. Ja sellest tulenevalt ongi siis tänane selline õhtune webinar, et me räägime nendest teemadest ja eelkõige on siis meile seda teemat avamas siis kodanikuühiskonna ja rahvastiku toimingute asekantsler Raivo Küüt ja peamine siis teema selle ümber ongi, et tema siis nagu tutvustab meile, räägime koos ja pärast saame ka arutada, et millised võiksid need tulevikusammud olla selleks, et kogukonnad ennast turvaliselt tunneksid ja kuidas ka külaliikumine sellele saab kaasa aidata. Nii et see ongi siis selline meie tänane plaan ja ega ma pikemalt ei räägigi, vaid annangi kohe edasi lava Raivo Küüdile ja Raivo siis hakkab otsast pihta ja eks me siis näeme, kui pikalt meil see teema nagu läheb ja kuidas me seda asja siis koos arutada saame. Nii et ole hea, Raivo, et nagu öeldakse, et lava on nüüd sinu päralt ja me saamegi otsast minema hakata. Nii, ma kohe küsin, kas mind on kuulda? Mina kuulen, ma loodan, et Okei, siis mul millegipärast siin praegu pildid kõik seisavad ja see asi on kuulda. Aga siis ilmselt töötab ikkagi. Ja. Mul on endal pilt kuidagi imelik siin. Aitäh kõigepealt selle eest, et selline võimalus on teiega kokku saada ja arutada siin selle küsimusele. Et ma arvan, et minu see esitlus, mis mul on siia kokku pandud, mille pinnalt ma nagu räägin, ei lähe otseselt nagu niivõrd võib-olla praeguse Ukraina kriisi nagu niimoodi sisse sügavustesse ja selle konteksti. Aga kui me hakkame arutlema selle üle, nagu tekib see arutelu koht, et ma tahangi, et see oleks nagu arutelu, siis on kõik need küsimused ka väga praktilist laadi on hästi teretulnud, et neid siis koos just nimelt vaadata. Et mina tahaksin täna natukene rääkida sellest kahest asjast, mida ka siin juba Krista puudutas, on see kogukonnakeskse lähenemisviisi niisugune nurk
kui meetod rohujuure tasandi demokraatiast ja koostööst siis riigi struktuuridega. Et see on hästi oluline. Ja teine siis on see kodanikuühiskonna kriisivõrgustik. On selles oma osa, aga natukene spetsiifilisem element selles. Ja veel veidikene öeldes ka, et kodanikuühiskonna poliitika või ütleme see valdkond, millega Siseministeeriumis me tegeleme, et kuidas me defineerime kogu kodanikuühiskonda. Me kõik olemegi kodanikuühiskond. Terve see meie riik, meie toimetamine. Ma kontrollin veel, ikka on kuulda mind, jah? Ja on küll. Väga hästi. Naljakas on see, et miks mul kõik niisugune on. Ma ei kujuta ette. Võimalik on, et see tuleneb minust, sest ma olen siin mõnnaste metsade vahel. Ei, ma ei usu, ma pärast mul siin niisugune vilgub. Tartumaa Peipsi äärde on kuulda küll. Siis on väga hea, sest mul tunne nagu oma ette räägin siin. Hiiumaale on ka kuulda. Kuule, teeme niimoodi, Martin, et kui midagi juhtub, mul levi enam mind kuulda ei ole, see helista mulle, muidu ma räägin siin edasi, ma ei teagi. Saab tehtud. Kuidas me seda kodanikuühiskonna niimoodi defineerime, et siis me olemegi kõiksugused asjad, mis siin toimuvad, riigiasutus ja kõik on nagu kodanikuühiskond. Aga me selles poliitikakujunduses, eks ole, me ei korralda neid riigiasutusi ja äribusinessid ka nii väga ei korralda, küll aga siis sellist inimeste vabas vormis ühendumisi. Ehk siis nii-ütelda mittetulundusühingud näiteks vormina ja kõige sellena, et selline nagu inimestel oleks võimalik niimoodi koguneda, võimalik oleks oma enda huvisid kaitsta, oma heaolu eest hoolitseda üheskoos, et sellist keskkonda me tahame nagu kujundada selliseks soosivaks, et inimesed saaksid niimoodi hästi toimida. Me ei ütle konkreetselt ette, mida seal siis nagu tegema peab, aga me aitame neid vorme kujundada, et siis inimesed enda õiguste ja huvide eest saaksid paremini seista. Ja see üks meetod on ka see kogukonnakeskne lähenemise, mis tegelikult siis on selline mudel, mida ma nüüd natukene tutvustangi ja siis arutlemegi selle üle. See on nüüd need kaks asja, millest ma räägin, tegelikult on ka see, et me tahame, et niimoodi läheks, et niimoodi need asjad tuleks, et need ei ole olemasolevad asjad. Me just toimetame selle kallal, et need asjad võiks juhtuda, need on meie arengukavades sisse kirjutatud eesmärkidena ja me astume neid samme. Ma lõpus näitan ka, et milliseid mehhanisme me oleme praegu rakendamas ja võib-olla te kusagilt juba olete keegi kokku puutunud või puutumas, siis teate, et see missuguste elementidega või milliste meetmetega neid asju praegu püütakse rakendada. Toimuvad erinevad koolitused, arutelud, et siis need on nagu selle ühe asja, mitu võib-olla erinevat tahku või erinevat poolt, kus sellega tegeletakse. Lähme siis edasi. 2 slaidi, ma arvan, võib kohe panna siis. Sa nüüd liigutasid? Ma liigutasin, mul on ees üks see roheline mumm, piirkondlik kogukond ja asjad. Kas teistel ei ole? Nüüd on niimoodi, ma teen niimoodi, et ma lähen korraks siit välja ja login uuesti sisse, sest ma kardan, muidu ma ei näe ka, mis meil praegu ees. See kontekst. Ja meil on ka sama slaid ees. Saame siis nii kaua iseseisvalt tudeerida seda graafikut, skeemi. Aga ma saan aru, et kellegi slaidid ei liigu. Ei, kõikidel teistel on, ainult sul paistab see olevat. Ei.
et siin annab päris ilusasti seda vaadata, et päris olulised teemad on siin juures, millest ka me ju külade kogukondadega tihti räägime. Ja tundub, et meil on olemas, aga tundub, et Raivo Küüdil endal on vist tekkinud üks ühenduse teema, et ju ta kohe saab liituda meiega uuesti tagasi. Ja ta logis korra välja ja kohe lõgib tagasi sisse. Ja. Et seda võib vahel ikka juhtuda.